kogu oma elu olen olnud parasminister, peapildades teinekord suht ebarealistlikud unistused, väga fantaasialikas, ent samal ajal ka võrdlemisi vaoshoitud ja oma parematel päevadel ühe jalaga maa peal. Realist, eristades, mis on teostatavad unistused ja mis ei ole. Mulle on meeldinud vaadata inimesi ja teha mõtetes justkui vaimseid märkuseid endale. Sealjuures olen saanud väga palju inspiratsiooni tugevatest karakteritest, tugevatest inimestest ning nende saavutustest. Oma parematel päevadel ühe jalaga maa peal. Mina olen Kristo Pinnaro, Randreli Uusalongide üks asutajatest ja Randreli 2024 kalendri, siis võime öelda kunstiline. Mina olen Krillike Pihlap ja mina olen Folksworthi või KP Disaini brändistrateegia graafiline disainer. Ja mis see tähendab, laias laastus on meil kaks sellist suuremat suunda, ongi siis bränding, mida me oleme ka teinud siin, ja siis graafiline disain, mis me siis lähenesime kalendri poolt praegu. Mina olen Tarvo Olev, tegelen põhitööga fotograafiaga ja juba nüüd on kolmas kord, kui ma õigesti mäletan, et koostööd teha, et mõni aasta tagasi tegime eelmise kalendri koos ja nüüd siis oli järgmine kalendri see väljalase. Kalender on selles mõttes üks selline väljund, mis me leidsime, et oleks sobilik. Meie salongid ja ettevõtte tähistavad 10 aastat tegevust. Aga nende ja rohkemate aastate jooksul oleme kaasanud väga paljudes erinevates projektides. Ja väga palju nendest on ka seotud olnud heategevusega. Ja ma siiralt usun sellesse, et ilu võib päästa maailma. Ilu võib aidata millegi suurema ja võib-olla ka teinekord olulisema loomisel kaasa. Et ilu seostatakse tihtipeale selliste pealiskaudsete mõtete ja nägemustega, aga see ei ole tegelikult nii. Ilu on palju sügavam kui see, mis välja paistab. Ja kalender ei ole meil tegelikult üldse esmakordne tegemine, selle on juba teist korda. Ja selle idee sündis tegelikult algselt sellest, et pakkuda midagi, mille ulatus võiks olla natukene suurem, millega me saaksime võib-olla jõuda natukene kaugemale siis siit salongi seintest, et kui näiteks teha mingi korjandus siin salongis või siis ka ühiselt panustada siis klientidega, et oleks ka mingisugune selline füüsiline ja ka kunstiline väärtus selle taga. Et meie selline, kuidas ma ütlen, siis meie selline nägemus oma tegevusest on alati olnud, et ükskõik, mis me teeme, see peaks kooskõlas olema meie põhimõtetega. Ja nende hulgas on alati siis sellised põhilised väärtused, et see oleks hariduslik, et see oleks kunstipärane, loominguline ja aitaks meil ka võib-olla natukene rohkem ennast väljendada. Ja kalender seda kõikides aspektides on ka, et me saame luua karakterid ja teostada need siis ka füüsilisel kujul, ehk siis kogu stilistika, mis on tegelikult meie ilutegijate jaoks väga oluline, et saaks vaadata rohkem kogu tervikpilti, mitte ainult võib-olla soeng või selline üldine meeleolu, mis soeng võib luua,
vaid nimelt, kuidas see haakub kokku selle isiksusega, kuidas see haakub kokku selle stilistikaga, kuidas see haakub kokku selle jumestusega, et luua selline terviklik pilt, nii et see on meie jaoks ka väga hariduslik sellest aspektist. Ja teisest küljest muidugi see kunstiline väärtus, mis ta annab. Ja samas ka see heategevuslik aspekt, et selle koha peal tundus kalender üks kõige sellisem mõistlikum asi, mida teha ja samas jättes nagu ruumi selle jaoks, et kui ta on lahendatud kunstiliselt, siis ei ole võib-olla nii väga oluline, kui hästi selle kalendri vaataja või selle omanik neid tunneb, vaid lihtsalt ta suudab hinnata ja näha kunstilist panust selle taga, olenemata sellest, kes need inimesed on või millised on tema isiklikud suhted inimestele. Alter ego on siis meie 2024 kalendri teemaks ja see idee on sündinud sellisest, jällegi kõik algab iseendast, eks ole, et minu sellisest või minu tähelepanekutest, et kuidas minu enda jaoks teinekord, kui on vaja, päris algusest alustades, ma olen väga tagasihoidlik inimene ja enamasti uutes seltskondades või uute inimestega pigem mulle meeldib vaadata inimesi. Mind on väga palju inspireerinud sellised tugevad karakterid, põnevad karakterid ja andnud sellist loomingulisust juurde ja teinekord ka vaatad, et kuidas mina saaksin osa sellisest või mina saaksin endas esile tuua sellist enesekindlust või midagi sellist, mida nemad omavad igapäevaselt ilma suurema vaevata, eks ole. Siis mind vaelus see mõte, et kui näiteks on kostüümipidu, kui paljudel inimestel ja sealhulgas ka minul endal on oluliselt lihtsam ennast lasta vabaks ja kuidagi olla teistmoodi, kui ma olen kostümeeritud, kui ma olen loonud enda jaoks mingisuguse karakteri. On oluliselt lihtsam tulla enda nahast välja ja suhelda, olla lõbus, nautida seda üritust ja seda kogemust. Ja see tegelikkuses on nii vähe üllatav või üllatav, kui seda ei ole, siis sellised omadused, mida meie loodud alter egod kannavad, on meis tegelikult igapäevaselt ju eneses olemas. Et sa võid mõelda, et see jakk teeb mind enesekindlamaks, teeb mind tugevamaks või see soeng või midagi sellist, aga tegelikkuses on see, et kõik sellised kihid ära puurida, siis need isiksuse omadused on ikkagi alles. Ja see on hästi selline põnev mõttekäik, mis mulle endale tundus väga selline põnev ja kaasahaarav. Ja sellepärast siis see oligi mõte, et võiksid meie salongi inimesed luua kollaažid, mis mul siin ka selja taga, sellisest oma alter egost. On see siis fantaasia, on see keegi, keda nad päriselt ka teinekord isegi nagu kehastavad, on see siis mingisuguses mis iganes rollis, mida nad siis mängivad või mis iganes eluhetkel see siis esile tuleb see karakter. Aga et luua keegi karakter, sinna juurde mõelda stilistikat, milline taust võiks olla, milline tunnetus selle pildil võiks olla. Ja sellest lähtuvalt siis panime kokku photoshooti. Minu alter ego oli siuke võimas, võimukas ja naiselik naine, ma tahaks öelda. Jah, pigem vist midagi sellist. Mina valisin oma alter egoks pika mõtlemise järel, siis Rocki tipist tšellomängija, mis on täiesti minu vastane. Aga kuna ma olen selline rohkem rokistiili muusika austaja ja igal pool rokifestivalidel käin, siis mulle on väga meeldinud vaadata just selliseid inimesi, kellel on selline emo-stiil või roki konkarid. Ja siis ma mõtlesin, et tahaks ise ka midagi sellist kehastada.
selline võimas, et ma olen ka nüüd see väga võimas naine. Mõõk ja. No minu alter ego sai natukene valitud snitti võib-olla Merlin sellest Dietrichist, kus ta kehastus siis nagu naine, kes nagu tahab olla natuke mehe moodi, kasutades siis frakki ja selliseid mehelikke elemente, siis luues oma moodboardi, siis ma seal ka nagu mõtlesin, et aga miks mitte ei võiks siis ka mehed kanda hoopiski vastupidi, näiteks mis mul siis lõpuks välja kujunes, olid siis kõrgema konsaga saapad ja väga uhke peaehe. Ja ajaloostki teame ju, et näiteks ka Louis XVI ajal olid väga uhked meestel peakarted suurte uhkete sulgedega. Et mõte natuke oligi siis nagu sellist teatraalsust ja natuke seda siis oma sellises lukis siis luua. Sessioonid olid selles mõttes täiesti erinevad, et eelmisel korral oli ju teemaks selline muinasjutu maailm looduses, siis seekord oli alter ego ja linnaruumis. Et selles osas, et ülesande püstitus oli seekord tunduvalt keerulisem kui eelmine kord ja ütleme niimoodi, et pidi üksjagu rohkem ajurakke kulutama selleks, et välja mõelda, nuputada, mismoodi seda teha. Aga teine asi oli veel, et kuna oli sügisene päev, et alguses oli mõte ju teha õues, mis oli hea meel, et me tegelikult suurem osa selle sessioonist leidsime selleks selle ideaalse koha seal Vale Park, kus on väga hea valgus, et seal on klaaskatus, seal on loomulik valgus, aga seal on sees selline palju õhku, palju ruumi ja väga palju erinevaid elemente. Ja nagu mul enamasti ongi seda, et mul on alati mingisugune nägemus juba ette kujundatud, aga lõviosa tööst on alati käigu pealt koha peal selles mõttes, et kui ma näen, siis ma tean. Selle nagu mentaliteediga ma olen väga palju oma neid töid teinud, et ma vaatan selle koha mingi välja, mis variandid seal on ja siis hakkab mõte liikuma. Ja seal oli ka seda, et me seal täiesti käigu pealt genereerisime neid mõtteid, ideid, et seal olid need mõnusad sellised metallist rippuvad nagu toolid, pingid või sellised nagu puurid, eks ju, seda, mida me seal 2 pildi peal ära kasutasime. Siis olid seal mingi metallist pukid, eks ju, mille otsa sai minna, siis oli seal see kõrge trepp. Ühesõnaga selles mõttes, et ja suhteliselt sai tehtud niimoodi, et pooled pildid on enam-vähem nagu väga väikese pinna peal tehtud, aga täiesti erineva nagu süseega. Selles mõttes on ta minu jaoks ka põnev, et ega mul endale ongi, ütleme selles mõttes, et ma olen seda tüüpi inimene, et ma vajan kogu aeg vaheldust just töö osas, et ma ei kannataks pildistada nagu aastast aastasse ühte seda sama žanrit ühes samas kohas, et see muutub minu jaoks juba paari kuuga igavaks ja siis on see, et ma tahan kogu aeg ka ise ennast ületada. Ja seal oli jah selles mõttes, et see käigu pealt tuli, et kuna teil on selline, kuidas ma ütlen, teil on endal ju selline üliloominguline grupp koos, eks ju, kellel on ka need ideed voolavad seal ka samamoodi käigu pealt, et näiteks see sama üks pilt, mille me tegime seal Vale, selle maja taga on mingisugused vanad garaažid, eks ju, mis on tõsiselt räämas koht on ja selles mõttes, et see oli ikka päris hirmuäratav koht kohati, sellepärast, et kuidas ma sen viisakalt ütlen, et terve see nurgatagune maa oli igasuguseid süstled ja asju täis, eks ju. Aga nii kui ma seda kohta ka seal nägin, oli selge, et siin me teeme ühe pildi ja siis ma nägin seda vana garaaži ust, eks ju, siis mõtlesin, et siit tuleb see päris pilt. Natukene pidin nagu see neiuga kauplema, sest tema arvas, et see on ikka liiga õudne koht, aga ma ütlesin, et kui me tahame seda nagu žanrit saada, siis me just siin selle pildi teeme, seal oli see mingisugused lindid olid veel ukse ette tõmmatud ja see
ma käisin veel sinna sisse sellesse pimedasse ruumi, viisin välgu ja sinna see, et noh, see oli ka ütleme, päris hirmus oli see küll, õnneks oli nagu päevane aeg, et see nagu ei olnud nii hirmus, et õhtul seda pildistada ilmselt teist korda sinna ei läheks. Pildistamise hetkel on mul alati mingis osas tekib see nägemus, et seal on juba see ka, et ega tänapäeva kaamerates ma ju näen kohe ka pilti, mis tuleb, eks ju seda, et mul on see toormaterjal on ees ja loomulikult mul tekib kohe mingisugune mõte, et kas või see, kui me see kolmas võttekoht, eks ju, kus me tegime seal selles pargis, eks ju, kus ma selle ühel eraldi päeval käisin. Seal ma juba suutsin nagu seal täitsa sulle juba koha peal ütlesin ka, et siia võiks panna sellist udusust juurde, sinna tooks selle valguse taha, eks ju seda, et sellega saab seda pilti efektiivsemaks muuta, et seal ongi see, et kui ma nagu teen, siis ma näen, et kuna ma olen ise tegelikult ka kujundamisega tegelenud oma elus, siis ma nagu tean, nagu mingi nägemus ikkagi tekib. Küll aga on see, et kui ma hakkan kujundama, siis on ka, et see, mis sealt lõpuks välja tuleb, ega ma tegelikult seda täpselt ette ei tea, et mõte või idee võib küll paigas olla, aga selle kujundamise käigus on see, et mida rohkem sa edasi teed, seda rohkem ma tean ja seda rohkem näha, kuhu see asi areneb. Seal samamoodi oli ka, et mis seal muidugi on kõige raskem osa on see, et ma kunagi ei tea, millal lõpetada, sest et ühel hetkel tekib see moment, kas ma nüüd olen üle pingutanud, eks ju, kas ma nüüd olen üle pannud, sest siis on mul vaja kõrvalt kellegi inimese arvamust küsida, et kuule, mida sa arvad, mismoodi tundub, sest et enam, sa oled ise, kui ma ise olen ühte pilti juba mingi tund või 2 tundi vahtinud, eks ju, seal erinevad muudatusi teinud, läheb endale juba nii silmes kirjuks, et enam ei adu, et kas see on hea või see enam ei ole hea, et kas ma pingutasin üle või ma ei pingutanud üle, et ma alati küsin kõrvalt nagu arvamust, et mismoodi tundub. Sest seal oli päris mitu pilti, kus ma tegin sellist töötlust, mida ma enne kunagi teinud ei ole, et ma nagu lasin seal täiesti sellist mõnes mõttes olin nagu algaja Photoshopi kasutaja, kes nagu lihtsalt katsetab erinevaid neid tööriistu, mis seal on ja siis vaata, mis välja tuleb, eks ju seal on, ma tegin mingit tausta või selle ümbrist tegin kõik tumedaks ja siis nende valguse triipudega tekitasin sinna selle efekti peale, eks ju ütleme, et vist kõige, ütleme selles eripärasemad töötlused ongi see sama pilt, mis selle garaaži ukse vahelt sai tehtud, kus ma siis pärast veel võimendasin seda efekti, seda valgust ja kogu see värvikammat, aga see, kui ma praegu ka vaatan, et see on ikkagi nagu see on selline pilt, et kui ma seda ise näeks, ega ma esimese hooga ise ei usuks, et ma selle ise tegin. Sest et see on mu tavalisest käekirjast on ta mõnevõrra erinev. Aga see oligi just selles mõttes, see oligi hästi põnev projekt, et seal sain ennast välja elada ja katsetada uusi asju. Ja see on ka, et kuna kõik need pildid ja kõik žanrid olid nii erinevad, siis see ongi, et iga pildi peal on see töötlus täiesti erinev see meeleolu, täiesti erinev sisu, sest et mõned on ju need, mis on nii-öelda väga külmad pildid, väga sellised sünged pildid ja samal ajal teiselt poolt on jälle need, mis on nagu hästi soojad ja hästi sellised hästi rõõmsad pildid, eriti see, kus see paar õhupallidega seal selles restorani ukse augus on, see on selline särav ja soe, mis oli ka eesmärk, et seal oligi saada see, kuidas, nagu me sealt koha peal rääkisime, et teeme siis selle pildi, et Barbie ja Ken tulevad, eks ju, sealt õhtusöögilt koos, eks ju, ja ütleme, et vähemalt mulle tundub, et päris hästi sai selles piiratud tingimustes see pilt ära tehtud. Ma olen pikaaegne siis Randriluu brändistrateeg, võiks öelda. Seal taga, et me alustasime selle brändi loomisega ju algusest peale, et ma olen seal alati püüdnud igatepidi toeks olla, kätt hoida, et see läheks ikkagi õiges suunas ja te hoiaksite seda. Ja üks toode tõesti, mida me 2020 siis hakkasime välja töötama, oli kalender. Ja nüüd siis see on juba teine selline kalendritoode, eks ole, mis on täiesti 4 aastat hiljem. Aga see selleks, et me mõtlesime selle idee juba ammu küll välja, aga minu meelest iga see
kalender on ikkagi mingi omanäoline ja see kunstiline juhi pool on seal, ma annan selle au täiesti 100% sulle, need ideed mõtled sina välja, mina olen selline teostaja seal. Et no minu konkreetsem ülesanne oli siis see kalender teha kalendriks, et pildid, eks ole, teeb fotograaf, ideed paneb siis Risto ilusti paika ja mina teen tehniliselt selle siis kokku kõik kalendriks, on ju. Et see oli nagu põhiülesanne. Need tsitaate olen ma ka otsinud tavaliselt nagu siis visuaalse sellise vaate põhjal, mis see võiks seal olla. Et kui esimene kalender oli selline no ka heategevuslik kalender, eks ole, oli niisugune nagu hea ja tore ja positiivne vibe, kerge muinasjutuline, siis nüüd oli natukene, mõtlesin, et see nagu päris vaata ei lähe sinna. Et vaataks selliseid enesearengu või enda sisse vaatavaid tsitaate ka natukene. Mis ma siin nagu visuaalselt nägin, seda ma nagu siia panin, et ma ei taha neid tsitaate kõik ette nagu lugeda, et see võiks olla see üllatus, on ju. Aga nad on nagu valitud nende piltide järgi, mis mina nagu arvasin, et seal see sisu ka on. Ja noh, ma arvan, et kui sa nagu vaatasid, siis nad ilmselt läksid üsna hästi kokku. Et niisuguse individuaalse transformatsiooni poole, et eks see on ju see asi, mida te võib-olla seal salongis ka teete. Et tegelikult me võime kõik olla võib-olla sisemiselt mingid hallid hiirekesed, aga ma võib-olla ei taha olla tegelikult see hall hiireke või ma näen välja see hall hiireke ja ma tahaks olla tegelikult mingi sõjaprintsess Xena tegelikult, on ju. Ja siis ma tulengi sinna salongi ja ma tahaks seda transformatsiooni sealt midagi. Ennast nagu saada rohkem endaks või selliseks annab sulle kuidagi powerit juurde naisena. Ma ei tea, meestega ma ei tea, mis neile, kuidas see mõjub, aga naistele küll annab. Et naistele on hästi oluline see minu meelest, kuidas sa nagu riietud, mis su soeng teeb, et noh, kui sul ongi see hall nägu nagu kuidagi mõnikord, sul tuleb nagu masendus peale, siis sa lähed ilusalongi, sa saad seda värvi, lõhna, kuidagi sa paned nagu selle teise rüü selga ja sul ongi parem olla. See on nii veider, on ju. Et tundub nagu lihtne asi, aga tegelikult mõjub naistele nii hästi, ma ei tea. See on nagu magic, trikk. Õppisime kuidagi siia. Minu selline suur väljakutse on see, et kui ükskõik mis pidi nagu see pilt on, eks ole, toodetud, et teda jaguks A3-le ehk nagu lõpuni välja, et kui on nagu niipidi pilt, et siis mul tuleb sinna nagu välja mõelda midagi, mis sinna kokku sobib, eks ole, sinna alla, nagu värvide poolest. Et see on nagu põhiline selline asi, et see kokku sulatada visuaalselt. Et kontseptsioon oli nagu sinu poolt, et seda ma ei pidanud niimoodi nagu mõtlema. Et seda ma näen, et hästi kihvtilt on tehtud, et need on ju tavalised salongitöötajad, nii-öelda igapäevainimesed. Nad kehastavad siin, ma ei tea, viiuldaja, eks ole, või see cello, mis pill siin on ju. Et võib-olla siuke rokitüruk, et võib-olla see on tema unistus või midagi, on ju, et noh. Või kellel siin on veel mõned põnevad. Üks on nagu rüütelnaine siin, eks ole, siukene aupaisteline, selline auväärne naistatarjan või mis iganes. Et võib-olla ta on kuskil laeval, eks ole. Et siin tekib igasuguseid selliseid seoseid või nagu filmidest või sellistest kohtadest ka näiteks, kellel mis on oma peas, on ju. Ja mõni siin haljas lendab ringi, on ju, et selles mõttes, et ma arvan, et igaüks, kes seda vaatab, võiks ennast ära tunda mingis rollis. Noh, mina lihtsalt tundsingi ära kõige rohkem ennast samuti selles sinu rollis multitalent mitmes ettevõttes, et minule nagu kõnetas see kohe nagu kõige rohkem. Sest noh, ma täpselt näen, et see on täpselt samamoodi käib see asi, et see kloun on ka nii äge. See on see, mis mind kõnetas kõige rohkem. Aga tõesti, et kuidas on võimalik teha, ütleme, tavalisest
salongi töötajas, siis selline nagu minu jaoks nagu see superkangelase film natukene hakkas minu jaoks siin nagu jooksma, et ühel tekkis mul seos selle muinasjutulise poolega, mis meil oli eelmine kalender, olid need kingad ja nagu see natukene see tuhkatriinu vaata moment, et viis natukene sinna poole ka nagu tagasi. Aga üldiselt et minu põhiline ülesanne oli see teostada ja kokku nagu panna, et see omavahel nagu orkestreerida see kõik ühtlaseks või selliseks tervikuks. Ma ütlen sulle niimoodi, et kui sa alguses selle teemaga välja tulid, siis mul polnud õrna aimugi, mida sa saada tahad. Selles mõttes, et ma ei saanud mitte üldse aru, nagu, et mis see sinu nägemus on, eks ju see, et jah, et ma saan aru, et alter ego, eks ju, selles mõttes nagu nii-öelda lõhestunud isiksuse mingi justkui teema, eks ju, aga mismoodi nagu, et mis on sinu nägemus ja mis on minu nägemus, võib täitsa erinevad asjad olla, eks ju see. Aga kuna sa saatsid mulle ka need mingisugused väljalõiked või võtted, vaata seal mingitest asjast, aga siis oli mul veel nagu selles mõttes natuke segadus, et mis sealt täpselt välja tuleb, sest tegelikult minu jaoks see pilt kujuneb lõpuks siis, kui ma nagu näen, vaata seda, kui ma näen seda tervikut, seda inimene, eks, mis soeng tal on peas, mis riietus tal on seljas. Siis on see, et siis tekib mul see lõplik visioon, ehk siis ikkagi, mis juhtub alati nagu koha peal lõpuks. Kuigi selles mõttes, et mis on hästi huvitav või naljakas seik oli see, et kui ma siis mõned päevad hiljem, või see, kui me käisime seal teine raks pilte tegemas, kus ma tulin kõigepealt teile ju sinna salongi ja siis, kui ma nägin neid samasid inimesi, keda ma ühe korra olen näinud kunagi nagu muinasjutulises kleitides parukas peas, teist korda nägin nendes alter ego nagu stiilides ja siis, kui ma nägin seda päris inimest, et oleks tänaval vastu tulnud, ei oleks ära tulnud ilmselt. Et seal on et see oli ikkagi nagu see teie enda poolne töö oli ikkagi nagu nii tugev seal taga, et kogu see kostüümide, soengute, meigi, see pool oli ikka korralik töö oli, et seal täiesti saan aru nendest inimestest, kes pärast kalendri saavad kätte ja küsivad, et kas need on tõesti teie inimesed. No kõigepealt me ju suve hakul tegime moodboardi ja sellel hetkel ma tegelikult veel üldse ei süvenenud sellesse nagu täpselt, aga sai ju teha väljalõiked erinevatest ajakirjadest siis just selle moodboardi siis nagu sisu jaoks ja sinna sai pandud siis neid elemente, millest siis lõpus ma siis nagu paningi kokku, et minu outfitis võiks siis olla üks kaunis peaehe, võrk näos kindlasti ka need vuntsid, mis mul praegu ees on, et sellist vastandumist tekiks seal nii mees kui naispoolest siis. Et nii ta tekkis lihtsalt, ja eks see lõpplihv oli ikkagi lõpus alles, siis, et mis siis täpsemalt selga ja mis siis ja kuidas see kõik välja võiks nägema hakata. No see oli selles mõttes nagu põnev, et kuni siiamaani ma ise ka väga täpselt ei teadnud, milline ma välja hakkan nägema. Kui ma siin toon näiteks, kellel oli nagu väga hästi teada, kelleks ta kehastub ja kuidas ja missugune on tema soeng ja siis mina põhimõtteliselt siin koha peal teiste abiga siis sain selle välimuse, nagu ma sain. Ja mis see väga lahe. See päev oli üldse selline hästi lõbus, hästi tore, hästi väljakutsuv. No mul oli ka selline väga ekstravagantne stiil. Ma ikka tegelikult tegelesin sellega väga pikalt ette ja üritasin ikka sellist nagu ka taaskasutust kasutada, et oma riidekapist leidsin riideid, jalanõud sai siin küla peale kokku laenatud, võrksukad sai laenatud, paruka põhja siis nagu sai tellitud, aga ülejäänud tegin ma ikka ise, et ikka päris mitu tundi võttis aega selle paruka loomine. Ja siis pärast see meik sinna juurde ja ma nägin ikka siga hea välja. Isegi mu tütar nagu ütles, et emme, sa võiksidki seda stiili hakata kandma.
see päev oli tegelikult väga tore ja väga teistsugune võrreldes meie tavapäraste nagu tööpäevadega või koosolemise päevadega. Väga palju fantaasiat, väga palju sai ise mõelda, ise kehastuda, mis oli kohati ka tegelikult raske, sest et vaata, kui sa oled siuke ideede või mõttevaene inimene, siis ei ole väga kerge ülesanne. Aga kindlasti oli see põnev ja lahe päev, et siuke fotosessioon ja make-up või kehastumine ja kostüümid, et no kuule, tavaelus, igapäevaelus ju seda väga ei juhtu ja ei tehta. Nii et jah, väga äge oli. Minu emotsioonid on väga kirevad, sellepärast, et nagu paljud teavad, siis nagu ma olen ka rääkinud, et minu riidekapp on üüratu ja sealt, kui ma avan selle kappi, siis sealt võib nii mõndagi uhket välja vupsata, aga selgus siis ka tõsiasi, et ma pidin ka nii mõnele teisele kolleegile veel leidma riided selga, nii et see tähendas seda, et ma pidin ka ikkagi mööda veel poode jooksma ja otsima ja vaatama, et kõigil oleks siis need outfitid paigas ja et keegi ei jääks siis alasti. Hästi tore, et me olime kõik siin üheskoos salongis, me tegelikult aitasime kõik 11. Lõpuks, kui pildistamiskohta sai jõutud, siis kuna see oli ka minu jaoks nagu selline uus kogemus ja veel cello. Esimest korda sain oma käte vahel hoida cellot, mis oli päris, ikka 2 päeva peale seda mul õlka valutas, et päris põnev oli ja ülitore lahe päev oli. Ütleme selle esimese päeva teine pool, mida me tegime seal Noblessneris, kus oli juba see, et ma ei tea, õues vist oli tegelikult, ma ei tea, paar kraadi sooja vist, et ma mäletan, seal oli ka see tuul ulgus. Õhtul kellaaeg vist oli, ma mäletan, kell 6 me umbes lõpetasime, et tegelikult oli päris hämar juba, et see valgus oli nii piiri peal. Ja siis oligi see, et neid pilte me tegime niimoodi, et seal võimalikult kiiresti settida, et saaks selle pildi purki ja nii kui ma näen, et see on õige pilt on olemas, et siis me rohkem ei kiusa seal seda inimest, et nemad muidugi said tagasi sooja minna, me istusime seal kahekesi ja käisime pildist pildi, nii et see päev oli iseenesest pikk, väsitav, aga hästi tore. Et kuna ju iga päev selliste asjadega ei tegele, siis see tore. Minule väga meeldis kogu päev, kogu see idee heategevusest ja minu unistus on eluaeg olnud omada pikki, ilusaid blonde, juukseid ja kuna mul neid kunagi pole olnud, siis tänu sellele projektile mul õnnestus seda kogeda ühe päeva jooksul. Ja see oli väga tore. Lihtsalt kahju oli neid pärast ära võtta ja kogu see ettevõtmine oli minu meelest üks väga armas ettevõtmine. Ma võiks öelda, et naiselikke tundeid, sellepärast, et see outfit ikkagi ka võib-olla isegi natuke räägilikku meeleolu lõi, et ega ma ju iga päev päris nii ei käi riides ega kanna selliseid kauneid peaehteid, aga samas oli väga meeldiv ja mulle tegelikult väga meeldib, sest mul on endaga natuke teatritaust, ehk siis viis mind uuesti tagasi lapsepõlve, kui sai kunagi juba Estonia teatris olnud ja tantsitud lausa selle suurel laval, kus sai siis erinevaid kostüüme kanda, et selles mõttes see oli väga hea meenutus. Sest ei ole jällegi igapäevane asi see, et ma mingisugust kõrget kontsakinga kannaks või siis käiks uhke baretiga või ma arvan, et jah, minu kostüüm võib-olla ei olnud nagu kõige ebatavalisem, see oli tegelikult mul siuke igapäevasest riietumisest või riietumistiilist või oma kapist, aga lihtsalt see, et sinna lisada neid detaile ongi see barett, kena meik, ma ei tea, kõrge konts ja veel poosid on ju, et tead, konts kuskil õla peal filigraanselt, et see on fancy äge ja kindlasti see pani nagu tundma, et oled nagu powerful on ju, rohkem powerful kui muidu või ütleme, et jah, ei ole igapäevane ja kindlasti nagu tundsin ennast nagu ägedamalt. Ütleme, et see kalender tuleb selles mõttes huvitavam kui eelmine, just nagu kunstilises mõttes.
eelmine kalender oli jälle teistpidi, ta oli jälle selles mõttes, kuna see muinasjutu teema, eks ju, ta oli selline, kõik pildid olidki hästi muinasjutulised. Olid ka erinevad, aga nad olid ikkagi nagu, ütleme, selle sama käekirjaga tehtud. Seekord on niimoodi, et nagu praktiliselt kõik pildid on täiesti erinev, nagu ütleme niimoodi, et võiks nagu öelda, et siin on nagu 12 erinevat fotograafi on pilte käinud tegemas, aga seal selles mõttes oli küll ja ega selles mõttes ma üksi seda teha ei oleks suutnud, et see teie enda inimestelt ma ju kõigilt küsisin, eks ju, et mis on see, mida sa tahad, et sinna pildile tuleks. Sest et üks tõde, mis on pildistamise juures, on alati, kui inimesel endal on ebamugav, et talle see žanr ei meeldi, see poos ei meeldi, siis seda on pildi pealt näha. Ehk siis seal, et lõpuks peab see pilt olema see, et mina ei saa teha imesid, et ma ei saa tekitada inimesest nagu seda absoluutselt mugavuse tunnet, sest et kui ta kuskil tasandil ta tunneb, et ta on ebamugav, siis temal ongi see ebamugav, ja see pildi peal näha. Et siis ongi vaja seda, et selle inimese enda nägemus, et see, mis talle endale sobib ja et mul on siis, pean õigel ajal õiges kohas õige klõpsu tegema, et see kinni püüda. Me pidasime väga oluliseks lasta oma salongi klientidel valida, millest heategevust on kalendriga toetada. Ilma nende inimesteta, kui rääkida iseendast, ilma oma klientideta ei oleks ma see, kes ma olen täna. Ei oleks ma siin, kus ma olen praegu. Et ma väga hindan seda usaldust, mis nemad mulle annavad. Et nad usaldavad oma ilu minu kätesse. Ja samas 10 aastat tegevust juba salongina on ka suuresti ikkagi väga suur osa tänu meie klientuurile. Ning ei tekinud kahtlustki, kes peaks ütlema oma sõna sekka selle projekti elluviimisel. Ja lähenesime siis sellele mitmes etapis. Esimesena üritasime välja selgitada valdkonna, mida toetada, on see siis tervis, haridus, loomad, mingisugused ühiskondlikud mured, on see võib-olla ka sõjaga seoses pakkuda mingit toetust või abi siis abivajajatele. Ning teises etapis siis otsisime organisatsiooni või vaatasime organisatsioone, mis on väiksemad, mis on natuke suuremad, kes siis seda sama mõtet või valdkonda siis väga tugevalt esindavad, mille meie kliendid valisid. Ning nende 2 etapi siis läbimisel osutus meil siis valituks Eesti Vähihaigete Lastevanemate Liit, mida siis ka hea meelega toetame nende ülle eesmärgi juures.